Tere hommikust kõik minu lõustaraamatusõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tulivesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Enne kui ma alustan seda mõttevahetust iseendaga, soovitan kõikidel hõrnahingelistel mitte seda ülekannet kuulata. Ka nendel inimestel, kellel emotsioonid võivad kiiresti keema minna, sest minu sõnavara võib täna sisaldada ebatsensuurseid prantsuskeelseid väljendeid ja ma sain nagu väikese inspiratsiooni ka ühest videoklipist, kus ma nägin, kus üks Eestimaa kodanik saatis Putini persse, terve Eestimaa plaksutas ja nad tundsid rõõmu sellest ja ma arvan, et kui ma täna saadan kedagi ka nii-öelda sõna otseses mõttes persse, siis nii mõnigi tunneb selle üle head meelt ja rõõmus, sest vaadake, mis nagu tehakse nende minu loodusvideodega, nende rahuvaikuse linnulaulu häältega, need rikutakse ära Euroopa nii-öelda siis digi nende maailma ümberkujundajate, uue maailmakorra loojate poolt. Minu arust on seal need digivolinikud ja kõik, kes iganes patendid, autoriõigused, kaitsed, kujutage ette, nad on Liivimaa Ökoküla linnulaulu kõik ära patenteerinud. Täna ma lasksin nagu pikemalt vähekese peale ja ootasin, et kuna neid linnukesi rohkem välja tuleb, et oleks nagu terve laulukoor, et oleks vähekese segasem, et äkki nende digitaalsüsteemid kuidagi saab ära petta, sest võib-olla on konkreetselt üks linnulaul tõesti ära patenteeritud, mine tea, sest nad on ju maailma valitsejad, kõik loodus kuulub neile aga ei, täna toimus täpselt seesama asi, mis eile 72 riiki ei tohi üleüldse kuulata seda ja siis minuti jooksul pandi suured segajad peale, nagu omal ajal NSV Liit, Nõukogude suur liit pani segajad peale Ameerika häälele, kui räägiti uudiseid Ameerikast. Nii et inimesed, me elame Põhja-Koreas, sõna otseses mõttes, teil ei ole ette nähtud ei mingisugust looduse häält, linnulaulu ega midagi. Ja siit ka minu tänane ebatsensuurne väljend. Käi perse saa, suur Euroopa Liidu idiootide maa. Ausalt öelda mulle teeb see kõik nalja ja ma jäin nagu mõtlema, et mille pärast see kõik siis nagu nüüd juhtus, sest ka kõik minu eelnevad loodusvideod on ära solgitud, avastasin seda täna. Sellepärast ei pane ma ka selle videole taha enam veesulinat, sellepärast et ilmselt võivad ka selle nad ära rikkuda ja siis minu sõnum iseendaga rääkimine, see ei tule eriti hea kvaliteediga välja. Et parem siis kuulake puhast seda minu häält, minu sõnumit, sest ma ei välista, et nad patenteerivad ka selle minu hääle ära ja ühesõnaga on kõik stsenaariumid võimalikud, nad võivad mind välja visata siit lõustaraamatust ja mis iganes, aga YouTube'is on mul oma kanal, kus on siis puhtas versioonis kõik need videod üleval ja varasemad videod. Telegramis on need kohad olemas, kes teavad, need leiavad. Ja ma ei välista, et see kõik on tehtud ka sellepärast, et kuna Eestis on ka lõustaraamatu volinikud, meil kõik igasugused aktivistid ja kasulikud idioodid olemas, et võib-olla on siis tehtud sinna mingisugused linnukesed, märgikesed minu taha, et ma liiga palju räägin, liiga palju näitan, liiga palju valgustan, et võib ka see võimalus olla. See mind nagu eriti ei kõiguta, sest mingit salajasi sõjalisi materjali ma ei avalda. Kõik see info, mis ma praegust olen üles riputanud seoses selle uue e-raamatu kirjutamisega, suur mäng on avalik info. Seda võib iga inimene internetist ise leida, kes tahab. See on minuni jõudnud selliste huvitavate kanalite teede kaudu ja ma käsitlen oma uues e-raamatus seda kliimamuutuste ja nende jutilennukite ja keemialennukite ja siis, kuidas neid veel kutsutakse, aerosoolide süstimine taevasse
seda teemat päris põhjalikult, nii et inimesed, kes te tahate süvitsi teada, mis meie loodusega toimub, miks see võib niimoodi olla, siis te leiate need asjad, kui te tellite minu e-raamatu. Seal on väga palju sellist huvitavat asja, mida mitte kusagilt nii tavakorras ei leia. Ja ma lahkan seda teemat põhjalikult, et te hakkaksite mõistma, mis nagu tegelikult taevas toimub, mis nagu tegelikult maa peal toimub, mis toimub sõjaliselt, mis toimub geopoliitiliselt, mis toimub siis nii-öelda inimkonna rahvaarvu suhtes. Seal on mul ka üks alalõik, ma eile avaldasin selle, kus ma näitasin, et kõik maailma kuulsused on juba väga pikki aastaid rääkinud, et ei tohi üle miljardi inimese maamuna peal elada, isegi vähem, sest inimesed on maakerale probleem. Maamunal võivad ainult elada eliit ja nagu te näete, see eliit võib ainult linnulaulu kuulata, värsket õhku hingata. Ma arvan, et värske õhu hingamine pannakse varsti maksu alla, nagu elektri maksustamine toimub ja siin mingisugused muud. Et tegelikult nagu selle elektrist ei maksagi, maksate mingite börsid ja liinitasud ja ma ei tea mille eest. Nii et need globalistid ja nende sabarakukesed, need kasulikud idioodid, jooksupoisid, kes kõik meie riigis, meie regioonis, kus iganes Euroopas üle maailma seda ellu viivad, peaksid ükskord hakkama nagu mõistma, et kuhu kõik on teel, miks need viirused kõik on niimoodi, miks siin regioonis on inimesed kõik nii haiged, ka minul on siiamaani hääl ära, köhatan vähekese, poes köhisin järjekorras, inimesed tõmbus kohe eemale, näen, et inimesed on nii ära hirmutatud, et kui korraks köhatad, siis oled kohe Mehhiko õlleviiruse nii-öelda potentsiaalne edasikandja. Et see maa on nii idiootide pärusmaks muutunud, et ei saagi enam aru ühe või teise nurga alt, et kus see lollus välja paistab, aga see, mis toimub selle linnulauluga, see, mis toimub siis nende looduse häältega, inimesed, vaadake, mul on oma kaamera, ma ei ole Bilderbergide pandekaamerat laenanud, mul on oma tehtud film. Ma ise hommikul spetsiaalselt rahulikult kuulan looduse hääli filmin, see on minu patent, see on minu autori õigus. Ja need kuradi värdjad, assaraks, jälle üks jutilennuk läheb. No vaadake, eile oli taevas puhas sinine, aga täna hakkab jälle pihta ilmselt. Ühesõnaga, nemad siis tulevad mulle ütlema, et mina ei tohi oma seda videoklippi maailmale, rahvale näidata, oma fännidele näidata, sest ei ole ette nähtud. Nende linnukesed on need, nende patendid on need. Kusjuures eile ma näitasin seda suurt keemiakülvi patenti, mis on Ameerikas registreeritud, kerige paar seda sammu tagasi linti. Te näete, et kõik see, mis taevas toimub, kõik see, mis toimub õhus, see on kõik patenteeritud. Selle patendi alla kuulub meeletult dokumentatsiooni, meeletult materjale, meeletult konspekte. Kõik on sõjalised, kõik on sellised poolsalajased, poolavalikud, aga võin südamerahuga öelda, et tegelikult toimub inimkonna utiliseerimine, mida ma olen juba 2 aastat rääkinud, et ei taha seda kuulata, aga ma tean, ma ei taha ise ka seda kuulata, aga täna ma väga sügavuti mõtlesin, et kus siis nagu maamunal oleks nagu võimalik üldse elada, et kus seda saasta, seda mürki ja et kus oleks veel nagu puhas paik maailmas, aga tundub, et seda ei olegi. Nii et me oleme kõik saatuse kaaslased. Mida me saame teha? Me saame kokku hoida, me saame üksteist abistada, me saame üksteist teadvustada. Sellepärast algatasin ma juba üle aasta tagasi või õigemini see idee tuli siis, kui ma jäin Cuscosse kinni Peruu sõjaväehunta laagrisse. Selles mõttes avatud laagrisse, linn oli suletud, 9 kuud istusin Peruus ja sealt sai alguse Elmasland projekt, mis on siis kontseptsioon detsentraliseeritud maailma kogukonna ja normaalsete inimeste nii-öelda kogukonna loomiseks üle maailma, sest mitte kõik inimesed ei taha nende globalistide hulluse ja lollusega kaasa minna.
ja niikaua, kui meil internet on veel vaba ligipääsuga ja kuidagi ta niimoodi töötab, siis on meil võimalus seda teha. Me teeme seda. Mul on Elmaslandi kogukonnas 17 500 liiget Telegram grupis. Võite tulla jälgida, vaadata, kuidas meie projekt areneb, võite liituda. Ja paralleelselt siis, nagu ma ütlesin, ma tahan seda sousti kõike lahata, sügavuti uurida, süvitsi uurida, miks kõik on nii, nagu on, miks kõik inimesed haigestuvad, miks on tavaline tatitõbi siis inimeste psüühikasse nagu sisse kodeeritud mingi surmava viirusena, miks käib hirmutamine, miks käib nende kaltsude ja nartsude ja mähkmete näote toppimine, miks seda reklaamitakse absoluutselt igal pool moeajakirjades, lasteajakirjadeks, miks süstitakse lapsi juba metaversumi versioonis, et sa lähed arstitädi juurde, paned need ilusad prillid ette, sa näed ilusat maailma, kuulad looduse linnulaulu hääli, siis sa näed, kuidas linnukesele või elevandile või tiigrilõvile pantakse süst õlavare sisse ja sa saad selle sutsu ära ja elu on ilus. Öelge, miks seda kõike niimoodi tehakse. Ma tahan teada seda, süvitsi uurin seda ja ma teen seda, mis tahes kasulikud idioodid ja Bilderbergide pande kutsikad käsilased mind ei hirmuta. Te võite mind sõimata, te võite mind taga rääkida, te võite minust ükskõik mida rääkida, minuga teha, te võite panna peale neid mürasummuteid, sest nagu ma ütlesin, et on ka Lõustaraamatu need nii-öelda tolbajoobid, kes kannavad ette ja teevad märkmeid ja need on nagu sellised koputajad, olid sovjeti ajal, kommunismi ajal. Aga mind ei murra nii kergelt. On võimalus võib-olla kui maha lasta, et siis. Aga ma teen oma tööd ja ma teen seda, mis on minu missioon siin maailmas, mis on mulle nagu selline mind hästi puudutav, sest ma olen tulest ja veest läbi käinud ja ma tean väga palju asju, selliseid kardinataguseid, põrandaluseid. Ja sellepärast ma olen siin selleks, et seda teha ja ma jätkan seda. Nii et inimesed, kes te olete sama meelt, ma ei tea, jagage seda kõike või tehke mis iganes. Ja kui te tahate rohkem teada, mis tegelikult kõik selle asja taga peitub või miks need asjad kõik niimoodi on, siis tellige minu uus e-raamat, sealt saate rohkem teada. Kõike ma avalikult rääkima otsa siit ei hakka. Ilmselt mitte kunagi. Ja niimoodi on see elukene. Nii et kuniks linnulaulu, kuniks värsket õhku, kuniks vabadust. Loodame, et nad siiski Eestimaad ja seda Liivimaad ja Baltikumi sõtta aga selline tunne on, et ka see pole välistatud, sest kõikide maailma nii-öelda massoonide sõnum oli kliimamuutuste ja rahvaarvu koha pealt, et seda päästab ainult sõda. See oli sisuliselt kõikidest sõnumitest kostis läbi. Nii et olge valvsad, olge teravad pliiatsid, olge teadlikud ja eelkõige terved. Katsuge hoida ennast, katsuge hoida oma lähedasi. Ajad on väga keerulised, ajad on väga rasked ja need ajad hakkavad üha enam ilmseks tulema. Aitäh teile, ilusat päeva!